täna on mul külas siis Annika ja meil on Interim Talk podcast ja tead, Annika on see inimene, kes tõi Eestisse interim managemendi. Võib-olla ma alustame nüüd, et räägi ise endast ja oma sellest loost, kuidas see sinu interimi teekond algas. Ja, aitäh, rõõm siin olla. See minu siis nimetus sellele tol ajal oli visiting roll, ehk siis visiting CMO ja külalisturundusjuht. Kuna too aeg, kui ma sel teemal nagu kaaluma hakkasin, et ilmselt mu teenus saab olema see, siis tegelikult maailmas buumib siis sõnapaar fractional CMO, CFO, CTO, ehk siis fractional, ehk siis osaline, rohkemgi kui interim, aga selle nagu Eesti siis selline kuidagi mugandus tundus parem visiting, kuna keegi ei tea, mis see fractional on. Või tunni, et on inimesi, kes teavad, aga tundus visiting parem ja see külalisturundusjuht. Ja see teekond oli nõnda, et ma olin siis juba mitmeid aastaid nii Eestis kui nii Lääne kui Austraalia poolel, ehk siis USAs ja Austraalias oma startup tegevusi teinud, olles täiskohaga turundusjuht startupis mitmes erinevas. Ja ma nägin kõrvalt, et mul on kogu aeg see risk, et ma valin selle ühe ettevõtte, teen selle ühe ettevõttega selle hullu teekonna kaasa, on ju, kuni selleni, et tõstame co-founderid välja ja teeme neid nagu raskeid tegevusi ka, mitte ainult ei ole fun. Ja ma kogu aeg võtan selle riski, et ma commitin selle ühe ettevõttega ja tegelikult nad ikka pannakse kinni või ikka see raha saab otsa või midagi nagu muutub. Ja ma nagu vaatasin selle väga läbi selle vaatevinkli, et tegelikult mul ju tuleb päris palju sisse huvi ja küsimusi, et kas sa tuleksid meile tööle, aitaksid meid. Ja siis ma nagu panin 2 asja kokku, et minu sõbranna Silicon Valley's siis tegi seda sama asja, et oligi siis fractional CMO väga sellistes late stage suuremates startupides. Ja Shira mulle nagu rääkis oma elust ja rääkis, kuidas ta seda teeb ja miks see on hea. Ja see oli enam-vähem mu tollaegne teadmine, see oli siis aastal 2017-16, kui me rääkisime sellest ja siis ajapikku nagu mul see mõte nagu settis ja esimesi siis nagu päris nii-öelda selle nime alt teenuspakkumisi ma hakkasin tegema kevadel 2019 alles. Aga see on tegelikult ju Eestis ikka väga värske teenus, eks ju, et kui sa nüüd vaatad rahvusvaheliselt, kui palju või millal see siis seal populaarseks sai, mis riikides sa tead seda infot? Ja ta on suuresti ikkagi buumib Ameerikas, sest et Ameerikas on need väga kõrged aastapalgad, seal on kõik ju aastapalgad, enamik on siis 6-kohalised ja me räägimegi numbritest, mis on 200,000 ringis on ju aastapalk sellisel juba kogenud tegijal. Ehk siis seal sai see tõenäoliselt praktiliselt põhjuseks ettevõtetele soovida, kasutada väga talendikaid kogemustega inimesi, aga nagu osalise koormusega või siis kuidagi nagu lepinguga, ehk siis contractor siis töösuhtes. Ja ma arvan, et see algas läbi vajaduse ettevõtete poolelt siis koostöös võimalusega, et talendid muutusid ka liikuvamaks, hakkasid nii-öelda konsulteerima põhitöö kõrvalt. Tihti see on põhitöö kõrvalt ja minul oli ka nõnda, et ma freelance'ima ja konsulteerima hakkasin aastal 2016, aga siis nii-öelda täiskohaga siis interim või üheks visiting juhiks sain 2019, kui ma nüüd olen seda 6 aastat teinud. Aga mis on olnud nii-öelda need, vaata, ikka me tahame, et palk on ja jookseb niimoodi ilusti iga kuu kogu aeg on ju. Mis on olnud need takistused interimiks olemisel ka või? Ja teine küsimus sinna otsa tuleb kohe see, et kui pikalt tavaliselt interim ollakse? Kas on kuid, on see aastaid? See on kõige lahedam. Ma arvasin, minu hüpotees oli, et minu interim kliendid või minu need siis nagu siuksed osalise panusega juhi rollid ettevõtetes saavad olema lühiajalised. Aga siis mul on olnud ka 3-aastaseid selliseid koostöid ja ka pikemaid, et tegelikult ta kujunes natuke nõnda, et ma arvasin, et ma tihti pean leidma palju uusi kliente, pigem ma üllatusin, kui palju oli kliente, kes tahtsid jääda pikaajaliseks. Sellel on oma head ja vead ja ma arvan, see on igatepidi nagu selline paigutatav vastava ettevõtte hetke siis kasvusoovile, majanduslikule olukorrale, kõigele sellele ka tegelikult suuresti sellele ambitsioonile, et see taandub ambitsioonile. Raskused on olnud tegelikult suuresti see, et ma arvan, et ma kasvasin sellesse sisse, et ma olen täiskohaga ettevõtja ja nii-öelda siis interimi juht ja nüüd siis ka tegelikult koos Urmetiga teeme ja Kareliga teeme Exponentialit. Ma kasvasin sellesse sisse kõik need esimesed aastad. Täna ma tunnen, et ma olen väga on top of things. Esimestel aastatel võib-olla oli sellist nagu
töömahtude, nagu ikka, kui sul on mitmeid projekte, töömahtude sellist, et vahepeal on hästi kiire, siis jälle vähem on ju, aga ma ei ole kunagi pidanud otsima tööd, mis mul on ilmselt suur privileeg, ega ka liigselt ennast müüma, et tegelikult tööd on kogu aeg tulnud ja tööd on saanud valida, tööd on saanud ära öelda, et no järelikult oled sa nii hea, vaata on ju. Aga on hästi. Ma lugesin su kirjeldust ka ja nii palju, kui ma siis LinkedInist välja lugesin, eks ju, et sa oled hästi palju või peamiselt tegelenud startupidega, eks ju. Ja. Et olles ka ise olnud startupide sees ise loojana, ma tean, kui raske see aeg-ajalt on ju, et on need tõusud ja mõõnad, et võib-olla sa toodki välja need nagu need mõõnakohad ka, aga kuidas sellest üle saada, et kõik ei ole, there is no hope, sükest asja ei ole, on ju. Minu soovitus tänases majanduses on, mis aitab, on see, kui sa ei kuluta üle. Ja täpselt ongi see, et mina olen väga paljudele founderitele täitsa niimoodi, et ta tuleb kõnesse ja tuleb mulle appi ja teeme suuri asju ja ma olen paljudele öelnud, et ei, sul ei ole vaja praegu teha pooli neid asju, mis sa siin küsid, sul on vaja teha nagu seda ühte tegevust ja hästi ja teha seda ise nagu tegevjuht teeb ise ja sellest piisab. Et ma arvan, et probleeme, mis põletavad startup'e läbi suuresti on ülekulutamine, ülevärbamine, siis liiga palju talenti värvatakse peale, kes on kulukas, sinu igakuine kulu on suur, et see selline hästi nagu kuluefektiivne käitumine on tegelikult täna hästi abiks ka startup'idele ja eriti siis nagu tööriistade ja AI kasutamine ja selline samamoodi fractional inimeste kasutamine ja seda ma näen üha rohkem, et väga tavaline on komplekteerida endale siuke remote team täielikult sellistest hübriidinimestest, kes on kõik talendikad, teevad teatud mahus, isegi võib-olla ainult tulemuspõhiselt ja teevad sulle väga hea töö. Ehk siis sellest lõus saab üle, kui sa ei kuluta üle ja püsid nagu seda mõtle kogu aeg sellele visioonile, et see visioon on siis tihti neil on see visioon ikkagi maailma muuta ja see visioon on tegelikult teostatav. Ise oleme näinud mitme Eesti startup'i puhul, et seda maailma saab muuta ja ma arvan, et VRIF-i sugused näiteks muudavad seda praegu veel täiesti ja olles ikkagi endiselt veel nii-öelda startup'i staatuses, et muudavad veebi turvalisemaks. Ehk siis jah, ma arvan, et visioonile truuks jäämisele ja oma põhiväärtustele ja siis see kuluefektiivsus. Aga mis sa arvad sellest kärsitusest, mis seal tekib vahepeal? Kas sükest asja on sul ka ettevõtetes tulnud startupides, et tuleb mingi kärsitus nagu alguses mõtled taha, et saavutad hästi kiiresti need tulemused, et tuleb nagu tagasi tõmmata ennast? Õnneks on sellega nii, et enamik foundereid ja et nagu siis C-level juhte on saanud nii palju tegelikult nagu lüüa ja peksa investoritelt, partneritelt, klientidelt, et nad on tihti ikkagi päris hästi ära vormitud selles, et mis on realistlik, et ma ei ole viimastel aastatel küll pidanud siukseid umbluu nagu visioone alla suruma, pigem ma olen nagu soovitanud paremat miksi töötajad /AI/remote töötajad ja poole kohaga panustajad, just see tiimi nagu kulu, et see suurim kulu startupil tegelikult on tiim ja siuke monthly burn on tihti see tiim või siis mingid AWS-i hostingud, et see tiim tuleb komplekteerida ka valasti. Ma korraks hüppan tagasi sinna interimiks olemise juurde ka, et just oli ühes episoodis oli jutt meil UK interimiga ja seal ta siis rääkiski nendest väga keerukatest lepingutest, et kuidas meil Eesti ja Baltikumi turul on nende interim lepingutega, et kuidas kas meil on mingi seadusandlus või kuidas kas ta teed ise selle lepingu, kuidas see meil Eestis on, sest ma tean, et UK-s on väga-väga pikka aega, eks ju see interim teema sees on ja neil ongi kohe kirjutatud ju sisse kõik, et kuidas, mis see interim on, kuidas meil Eestis ja Baltikumis on sellega? Pole aimugi ja ütlen kohe, miks see on kindlasti väga-väga üllatav enamikele inimestele, kes kuulavad. Mul ei meenu ühtegi lepingut, mida ma olen sõlminud, võib-olla üks kõigi nende 6 aasta jooksul. See näitabki seda, kui noored me oleme, et meil on siin, ma ütlen, et see arengus on veel pikk maa ja must oligi hästi üllatav, oligi UK poole pealt, kui reglementeeritud tegelikult see interim teema on. Välja arvatud NDA-sid ma olen allkirjastanud ja minu jaoks siis kvalifitseerub meili või ka chati puhul siis kirjalik kokkuleppe kvalifitseeribki lepinguks täielikult ja tavaliselt ma toimetan nõnda, et ma kõikide klientidega panustan niikuinii iganädalaselt, enamikega siis iganädalaselt, mõnega üksikuga võib-olla igakuiselt ja seega see panus ja see suhe on nii tihe niikuinii, et kui seal on mingeid probleeme selle osas, et me näeme nagu erinevalt seda lepingut või tasustamist või lepingu lõpetamist, siis me sellest kindlasti räägime, et see ei ole nagu kunagi olnud teema. Küll võib-olla on tore, kui selleks on leping, aga ma nagu ei näe vajadust. Ma arvan, ma olen nii selles mõttes usaldav ja nagu ma ütlesin, et tööd ma ei karda kaotada, kuna tööd tuleb. Seega ma arvan, et see on selline võib-olla nagu aeg, mille ma saan säästa sealt lepingu tegemisest panna töösse. Täitsa nõus, et nüüd on siis hästi palju räägitakse AI-st
ja jutud käisid, et sul on mingi värske AI asi. Võib-olla sa räägid ise sellest, ma isegi ei tea korrektset nimetust sellele. Ma saan kenasti kohe name dropida teist Annikat. Minu mentoriks sel teemal ja absoluutselt suuresti, tegelikult tõesti Eesti guru nendel AI agentide teemal on kindlasti Annika Helendi, minu sõbranna, kes on sellesse pannud tegelikult nüüd terve aasta jagu aega ja õppinud ja teinud ja tema mind suunas ja informeeris ja natukene nagu ka proovisime mõne kliendi puhul pakkuda koos, et uus teema on siis see, et nüüd viimase kuu jooksul uuendus on see, et me saame kõik endale püsti panna AI agendid, mitte ainult promptida ühekordseid siukseid vasta mulle siia ja aita mind siin nende küsimustega või tee seda research'i, või me saame püsti panna endale väiksed abimehed, kes siis ühe kindla teema ümber sulle kindlat tööd teevad. Minu viimase aja tegevus on see, et ma aitan, kuna üks sülikaid protsesse, mina siis sellise thought leadership'i poole peal aitan ka startup'e, et mul on mitmed founderid, kellele me teeme persooni brändingut ja siis ühe konkreetse ja nüüd juba mitme ettevõtete tegevjuhtide näol me loome ma loon selle agendiga siis selle inimese, kuidas tema inimesena on, milline on tema kirjastiil, milline on tema rääkimisstiil, millised on tema maailmavaated, mis on tema ettevõtte kogu tehniline taust, kogu sõnavara, tema industri sõnavara, loon sellise nagu tuumik dokumendi, mille ma tõmban siis sellesse GenSpark AI rakendusse, mis on siis minu jaoks kõige parem olnud agentide loomisel, siis nii-öelda teeme teda veel targemaks. Tihti nüüd viimasel ajal oleme ka laadinud üles selle inimese persooniteste, ehk siis tema nagu need diskiprofiilid, kõik kirjeldused ja loomegi temast nii-öelda tuubli, tänase AI näol tuubli, kes kirjutab talle soovituslikke postitusi. Me midagi automaatselt LinkedIni või kuhugi üles ei pane absoluutselt ja pigem need inimesed, kellest ma räägin, postitavad harva ja on väga häbelikud, sest nad on väga tehnilised inimesed. Aga jah, et me saame sealt nagu sisu, mis julgustab teda. Okei, see näeb hea välja, ma seda jagan ja siis ta ise jagab sealt, mis ta tahab, midagi ta kohendab, aga ta saab ideid ja julgus sellesse, et olla LinkedInis aktiivsem ja see on asi, mis siis automaatselt talle genereerib sisu, et me paneme püsti selle, see on töö, aga ülejäänud aeg on see agent tegelikult minu kliendi sõber ja mina saan olla üldse eemal ja mina aeg-ajalt vaatan, mina võin seda korra nagu hinnanguid anda ja jälgida tema profiili. Ja ta mulle paneb lingi, kui ta midagi jagas, mis vajab ülevaatamist, et ta nagu kahtleb. Palju see aega see siis kokku hoiab vähe, aga kokku hoiab palju. Kokku hoiab palju, et see tegelikult ikka, sellepärast ongi, et me peame väga vaatama, aga igal juhul minnes nüüd kliendi pagasi juurde, eks ju, et enamasti, kas sa oskad ka öelda, millised ettevõtted on need, kes just Interimi kõige rohkem on endale sisse nii-öelda osta tahtnud. On seal mingisugune ühtne joon ka, et kas seal on võib-olla mingid emaduspuhkusel, on mingid kriisimomendid või ongi nagu startup, et on seal mingisugune, kes sinu kliendid on olnud just? Minu kliendid on olnud, aga see tuleneb ka sellest, eks ju, mis oli see varasem kogemus, on olnud enamasti siis varajase faasi ja varajase natuke keskmise faasi startupid ja väiksema suurusega ettevõtted, kellel on päevast üks rahvusvaheline potentsiaal või rahvusvaheline huvi, et või nad juba tegelikult päevast üks kliendidavad välismaa kliente ja neil on nagu see, et nad saavad aru, make sense seda suuremaks teha. Mis on see pigem nagu ühine nimetaja neil kõigil on see, et see tegevjuht või siis see omanik või tihti siis võib-olla siuke mingi üks C-level juht, võib-olla ka finantsjuht on üsna äripädev ja üsna turunduspädev. Ja ta saab aru, et turunduse eest ei pea üle maksma ja ta saab aru, et see on nutikas, ta saab aru, et see on kaval, ta saab aru sellest formaadist, et see võiks neile töötada. Nii-öelda tihti, kui sa oled ise juht, sa saad aru, et sa saaksid ka mujal olla juht samal ajal, kui sa oled siin juht, sest tegelikult need probleemid on natuke sarnased. Et jah, ma arvan, see õppimine on olnud, et see on tegelikult teatud tüpaaž on see klient ja see klient on siis see üks inimene selle ettevõtte sees, kes saab sellest aru ja saab aru, et turundus ei peaks olema see, et ma maksan suurele reklaamiagentuurile 6000 eurot iga kuu. Et see ei ole ammu enam turundus. Aga kuidas sa näed nüüd, ütleme, võtame praegu siis Eesti on ju, Eesti tulevikku just Interim maastikul, et kas praegu on see buum või see alles tuleb? Ma kardan, et see alles tuleb, sellepärast, et mul on endiselt väga palju veel on olukordi, kus see tundub hästi uudne, et ma arvan, et see nagu massidesse minek on kindlasti veel ees, küll aga faktuaalselt seda saan öelda, et mina
olen otsinud LinkedInis seda visiting rolli just, kuna minu roll defineerib visitingina. Ja kui enne olin ainult mina, kes tuli välja siin regioonis, siis nüüd on neid umbes 20-30, võib-olla isegi rohkem, et see boom on nagu alanud küll, mis on väga tore. Ja kus veel see ka, et ettevõtted võib-olla paljud suhtuvad skeptiliselt interimi, et tuleb, läheb, et kuidas sa julgustaksid ettevõtteid avatumalt suhtuma sellesse interim maailma? Jaa, mis ma võib-olla eelpool ütlesin, et arvasin, et on lühiajalised kliendid, on pikaajalised kliendid, et siis võib-olla see julgustus on see, et eks ta on suur võit ettevõttele saada selline kogenud inimene, kas talle kohe ütleb päris suure kogemuse pealt, miski on mõistlik ja miski ei ole. Et see on suur rahaline kokkuhoid ja ma arvan, see on tihti palju suurem rahaline kokkuhoid, kui algul arvatakse ja ajaga nähakse, kui suur rahaline kokkuhoid see on. Ja siis see nagu finants ja see nii-öelda võib-olla see energia, see teenuse nagu meeldivus ka nagu aitab kaasa. Et ma arvan, et tuleb ainult proovida ja ollakse kohe nõus, et see on väga hea mõte. Vot see on just väga õige noot, millega nüüd see meie lühikene episood kokku tõmmatu. Suur aitäh sulle ja me kindlasti kohtume veel, sest teemast on nii palju, mida arutada. Igati. Ja aitäh!